Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere kõigile, mina olen Tiina Hiller, olen Futuristi partner ja töötubade fassilitaator ja mul on au täna vedada kasvuminutite podcasti juba 52 episoodi. Ja mul on külas täna Greet Solnask. Tere, Greet! Tere! Ja me oleme Greetaga täna võtnud teemaks äriprotsesside juhtimine ja kaardistamine. Ja Greetal on väga pikaajaline kogemus IT-valdkonnas, väga mitmekesine kogemus ja me sellest kõigest ka räägime. Aga alustuseks, Greet, ma küsingi sinult, et sa oled nii-öelda pikalt töötanud IT-sektoris ja täna siis tegeled äriprotsesside kaardistamise, juhtimise ja ka selle valdkonna koolitamisega. Et kuidas see sinu teekond on olnud, kuidas sa oled jõudnud sinnamaani? Et ava seda veidi. Eks see teekond tegelikult sai alguse sellest, et ma olin kunagi ise selline rumal tellija, pidin IT-arendust tellima, see oli tänaseks, ma arvan, juba 12 aastat tagasi. Ja kuna ma ei olnud mitte kunagi seda teinud, siis ma küsisin oma IT-sektoris töötavatelt sõpradelt, et mis ma siis nagu kirja pean panema, et mis see lähteülesanne sisaldab. Ja väga häid soovitusi tuli kõik, ma ei tea, funktsionaalsed nõuded, räägi andmetest, mitte funktsionaalsed nõuded, aga mida ei mainitud on see, et mõtle läbi need äriprotsessid, mida sa tegelikult tahad parandada ja kuidas sa tahad parandada, et mis need murekohad on. Ja siis tegime selle arenduse ära ja kahjuks läks nii, nagu riigis meil paljude arendustega läheb, et ikkagi ta ei olnud kasutatav ja ta ei aidanud kuidagi paremini meil tööd teha. Ja siis mul tekkiski huvi, et IT vastu ja läksin siis IT-analüüsi õppima. Ja seal oli paar ainet vist äriprotsesside kohta ja siis ma hakkasin ise rohkem uurima, et minult tegelikult tihti küsitakse ka seda, et kus siis saab õppida seda protsessi kaardistust, et kuidas ma saaks ka heaks. Et Eestis ju mingisugust kraadi ei ole, et sa teed nagu protsessi kaardistus, et seda ongi IT-s, õpetatakse on ju mõned ained, võib-olla ka kuskil, ma ei tea, mingitele juhtidele tausta mõttes on ju, et mis need protsessid on, aga mina olengi päris palju ise õppinud, lugenud, veebikoolitused ja siis kogemuse pealt ka, et kui oledki hakanud tegema, et siis sealt tuleb. Et nii on see kogu aeg see lumepall nagu kasvanud ja praegu siin ma siis olen. Ja ma pärast kindlasti küsin veel sinult täpsemalt neid soovitusi, et kui kes tahab alustada ja tutvuda, aga võib-olla kõige alustuseks, et meil on ka kuulajaid, on erinevaid, on tootepoole inimesi, on tiimijuhte, juhted, et mis see võib-olla natukene avad ja selgitab, mis asi see äriprotsess üldse on, et kui mina mõtlen sõna äriprotsessi peale, siis mul tulevad mingid kastikesed silme ette, mingid noolekesed silme ette esimese asjana, aga ma usun, et see on nagu tegelikult palju rohkemat ja enamat kui need kastikesed, et kuidas sa selgitaksid seda, et mis see äriprotsess üldse on? No tegelikult on ju äriprotsessid või ütleme laiemalt protsessid kõikide meie tegevustega seotud. Iga päev meie ümber, kas või hommikusöögi valmistamine. Ja igalühel on erinev see on ju, et sõltuvalt sellest, ma ei tea, kas sa teed endale, teed perele, mis on söögieelistused, see võib võtta, ma ei tea, 1 minut, teed ainult kohvi, kõik, aga see võib võtta ka pool tundi on ju, et kui sa pead kõigile seal kokkama. Et tegelikult see on ka protsess, see on lihtsalt selline protsess, mis on nii iseenesest mõistetav ja mida me joonista nüüd nende kastikeste ja joonekestena, eks ole.
Aga no sisuliselt, kui võtta nagu definitsioon, siis protsess ongi mingite tegevuste jada või järgnevus, need on siis teatud loogika alusel järgnevad üksteisele ja noh, tavaliselt seal on protsessides ka mingid otsustuskohad, et näiteks seesama hommikusöögi valmistamine, et kas ma täna siis joon musta kohvi või piimakohvi, on ju. Noh, väga lihtne protsess, aga seal on ka mitmeid otsustuskohti. Ja mis on oluline, on see, et igal protsessil on klient, kelle jaoks seda tehakse, ja see väärtuspakkumine peab ikkagi seal olema, et seda protsessi ikkagi tehakse selle kliendi jaoks ja talle seda väärtust luua. Et see on nagu, ma arvan, selle definitsiooni puhul kõige olulisem ja seda kiputakse vahel ära unustama. Et ei kaardistata lihtsalt kaardistamise pärast, vaid et ikkagist kliendi nii-öelda vaates, et kas ta on siis välisklient või siseklient, eks ju. Aga väga hea, et mulle väga meeldis see hommikusöögi näide, aga nüüd kui mõelda ühe sellise ettevõtte või organisatsiooni peale, et siis nagu sa ütlesid, et hommikusöök on iseenesestmõistetav asi, et seda ei ole vaja kaardistada, et ettevõtetes või meie igapäevases töös on ka tõenäoliselt nagu väga palju selliseid asju, kus ma ei tea, kas me ei tule selle peale või ka, et kuidas üldse nagu aru saada sellest, et mida peaks kaardistama, millal peaks nagu nii-öelda nendele äriprotsessidele tähelepanu pöörama, sest ma kujutan ette, et neid asju ju igapäevaselt, mis me teeme, mis iganes töödes, ettevõtetes on nii palju erinevaid. Jah, need kohad või indikaatorid, mille pealt siis otsustada, et mul on vaja tegeleda sellega, tavaliselt kõige levinum on see, et mingid eesmärgid, mis on paika pandud, on ju, neid ei saavutata, kogu aeg lükkuvad edasi, on ju. See viitabki sellele, et tegelikult ei ole läbi mõeldud need sammud või see protsess seal taga, kuidas ma jõuan selleni ja omakorda see viitab sellele, et ei ole paigas vastutused ja rollid, ehk siis inimesed, kes peavad jõudma sinna eesmärgini, mingid tegevusi selle jaoks tegema, nad tegelikult ei tea, et nende vastutus või nemad peavad midagi panustama sinna. Et see on võib-olla esimene selline indikaator. Võib olla ka näiteks teenustel või toodetel see, et sinu see klient on ju, kas ta on siis sisemine või väline, et ta ei ole rahul selle tulemiga, mis sealt tekib, et see kliendi rahulolu kindlasti on indikatsioon. Siis võib olla ka töötajate rahulolu, on ju, et see viitab ka jällegi sellele, et vastutused, rollid ei ole paigas, et inimesed ikkagi, motivatsioon ja see panustamistahe tekib siis, kui ta saab aru, on ju, et kus ta nii-öelda on selles suures masinavärgis, et tema panus ikkagi loeb ja kuidas see loeb, et siin ka jällegi protsessid tegelikult tulevad mängu. Et ma arvan, need on need nagu põhilised võib-olla sellised indikaatorid, mis ütlevad, et tegelikult oleks vaja seal ikkagi see kaardistus teha ja see nii-öelda ühtne pilt luua. Et siis sul ikkagist on mingi nii-öelda äriline mure või väljakutse või probleem, mis annab selle indikatsiooni, eks ju, et me ei jõua sinna eesmärgini, meil on midagi on kuskil nagu häda, aga me täpselt ei tea tegelikult, kus, eks ju, võib-olla, et mida parandada. Aga ma küsin, sa oled ise ka, eks ju, teinud koostööd ja näinud väga erinevaid ettevõtteid, et kas sa näed ka, kas on nende äriprotsesse, ma saan aru, et need on väga palju erinevaid, eks ju, sisemisi väliseid, et on seal ka mingid sellised nagu levinumad valdkonnad või teemad, mis kõige enam kuidagi jõuavad just protsesside kaardistamise mõttes tähelepanu alla? No kui me mõtleme ettevõtte protsessidest, siis tavaliselt eristatakse on ju sellised põhiprotsessid, mis siis ongi sellised, mis toovad sulle raha või mis on seotud selle teenuse pakkumisega ja tugiprotsessid. Et tegelikult, kui nüüd hakata mõtlema, et millisega alustada või milline see kõige olulisem, et siis mina alati soovitangi, et eelkõige põhiprotsessid, tehke korda, mõelge läbi, sest see on nagu otseselt, mis mõjutab sinu, kas sa täidad need eesmärgid, saad selle raha, selle käibe, mis sa soovid ja nii edasi. Ja tegelikult pärast natuke räägime pikemalt nendest sammudest ka, mis seal kaardistuses tehakse, aga esimene samm ongi see, et sa lood nagu pildi ehk sisuliselt mingi nimekirja oma protsessidest ja siis prioriseerid neid. Seal on erinevad variandid, kuidas seda teha, aga tavaliselt selle prioriseerimise tulemusena ikka tuleb välja see, et põhiprotsessid on need kõige kriitilisemad ja kõige olulisemad, millest peaks alustama. Põhiprotsesside all sa mõtled siis need, mis on eelkõige kliendi väljapoole vaatega, mis nii-öelda raha
raha toob või mis sa näed? Jah, noh, see sõltub ettevõttest, eks ole, et noh, riigiasutused meil ju tegelikult ei teeni tulu, aga noh, nende kliendid võib-olla ongi, kas ta on seal teine osakond, teine üksus, on ju, et siis nende põhiprotsessid on ikkagi kuidagi põhikirjaga või nende teenustega, mis nad pakuvad, on ju seotud. Et ütleme, riigisektoris võib-olla see tulu teenimise rahafaktor ei ole nii suur, aga seal on siis tavaliselt kuskil põhikirjaga või mingite kordadega ette nähtud, mis need on need nagu põhiteenused siis, mis pakutakse. Aga küsin ka selle nurga alt, et ma saan aru, et kui on siis, on ettevõte või on ka, eks ju, avaliku sektori organisatsioon, et on nagu tunnetus, et kuskil, eks ju, midagi on vaja nagu parandada, päris täpselt võib-olla ei tea, eks ju veel, et mida, aga kuidas või kus see tavaliselt, keda kaasatakse või kelle poolt see tuleb, et ma saan aru, et nagu suurematest organisatsioonides on ka võib-olla oma äriprotsesside juhid olemas, aga kui sa oled nagu väiksem ettevõte, siis tõenäoliselt mitte, et kus see tavaliselt nagu kes tulevad nii-öelda sinu juurde ka nagu nende muredega? Ütleme, et suurem osa, kes tulevad, on ikkagi tööle juhid, vaid nad on nii-öelda kuskil tiimides, osakondades töötajad, kellel ongi mure, seesama mure näiteks, et nad ei saa aru, mis nendelt oodatakse või IT-arenduste kontekstis täpselt, et mida me täpselt arendama lähme, mis see teenus tähendab, millised protsessid seal taga on. Ja et sealt tavaliselt tekib see vajadus, et ma pigem arvan, et sealt rohujuure tasandilt ja võib-olla pärast räägime natuke pikemalt ka nendest levinud vigadest või väljakutsetest, et siis üks nagu hästi, ma arvan, enam levinud viga on see, et kuidas sa saad need juhid, selle juhtkonna nagu pardale, on ju, et nad päriselt nagu saavad aru, et jah, meil on vaja seda, sest tegelikult protsessi kaardistus on üpris ressursimahukas tegevus, et see ei ole nagu, ei käi nipsust ja see ei ole tihti ka üks projekt, vaid see on nagu teekond. Ja et tegelikult sul on vaja saada see toetus, see juhtkonna toetus. Aga mul on olnud ka tegelikult ettevõtte juhte või ka riigiasutustest nii-öelda juhte, kes ise tulevad, ütlevadki, et tead, et meil asjad ei liigu, on ju, et inimesed ei võta vastutust näiteks, on ju, et mul tundub, et me peame ikkagi mõtlema rohkem protsesside peale, et kuidas neid paika panna, on ju, kuidas me inimestes näiteks protsessi teadlikkust kasvatame, vastutused, on ju, et nad näevadki, et mis teemadega või protsessidega nemad on seotud. Okei, aga sa mainisid jah seda, et hakkab nagu tihtipeale rohujuure tasandil, aga kui mõelda selle peale, et kes peaks üldse nagu kaasatud olema, et ühte nii-öelda sellist ärilist protsessi siis kaardistada või sa saad võib-olla mingeid näiteid tuua oma kogemusest, et kui suur see ka nagu organisatsiooni mõttes, sa ütlesid ka, et need on päris nagu mahukad, eks ju, projektid, et kui suurt osa nagu organisatsioonist see hõlmab? No see sõltub nüüd kaardistuse eesmärgist. Kui sul on ikkagi, tuleb ettevõte, ütleb, et tead, et ma tahan ikkagi kõik näiteks oma põhiprotsessid, on ju, siis on tegelikult ju kõik need inimesed, osakonnad, tiimid, kes iganes seal on, kes on seotud nende põhiprotsessidega. Ja siin jällegi sõltub inimeste arv sellest, kui suur see ettevõte on. Et kas seal on, ma ei tea, 10 inimest või seal on 50 inimest, on ju, et see nüüd sõltub ettevõtte suurusest. Kui meil on eesmärk ikkagi nii-öelda automatiseerida lõpuks midagi efektiivsemaks teha, siis suure tõenäosusega tähendab ka mingit IT-lahendus sinna ja siis on lisaks nendele inimestele, kes on seotud nende tegevustega, tulevadki näiteks need, kes arendama hakkavad, need, kes juurutama hakkavad. Ettevõtetes samamoodi tegelikult võiks või peaks kaasama kvaliteedi inimesed, sest nende huvi on ka see ju, et toimib ettevõttes, saab mõõta on ju tegevusi, standarditega tegelevad inimesed, infoturve näiteks väga-väga oluline, kus hakkad disainima mingit protsesse, mis on seotud just nagu IT-lahenduste andmetega on ju, protsessi sisendiandjad, need, kes tarbivad seda väljundit, rahastajad, otsustajad. Tegelikult kõik, et siin on näha, et kui sa nagu tahad päriselt seda hästi teha ja seda kaasamist, et see ongi väga suur töö, et sa peadki neid huvigruppe arvesse võtma, et
see ei tähenda seda, et sa pead nagu kõiki töötajaid, vaid nagu nende rollide esindajad siis, et saadagi nende see vaatenurk kätte ja nende probleemid. Sa ennem mainisid ka, et jah, et see nagu tavapäraselt või tihti sinu pool algab nagu rohujuure tasandil ja siis on vaja nagu aidata, eks ju, nagu tippjuhtkonnal või juhtimilise maha müüa, eks ju, et ma kujutan ette, et kui juhtim näeb nagu seda, võib-olla seda töömahtu või ulatust, et siis ongi võib-olla alguses ehmatatakse ära, eks ju, et kuidas sina oled aidanud või kuidas sa näed, et nagu saab seda siis paremini nagu maha müüa seda just selles nii-öelda protsesside ja strateegia ja eesmärkide nagu saavutamise võtmes, et või mis on hästi toiminud, kuidas müüa tippjuhtkonnale maha see, et meil on vaja neid protsesse kaardistada? No kuna minul on see IT-taust ja kogu see agiilne arendus ja see on ka hästi südamelähedane, siis ma ka alati soovitan seda, et võtame jupphaaval ja seesama see prioriseerimine on ju, et meil on need kõige nagu põletavamad, kriitilisemad protsessid nagu välja valitud ja võtamegi sealt 1-2, teeme ära lõpuni, mõõdame, vaatame, kuidas toimis ja kui siis nad näevad, et jah, see läks hästi, meil, ma ei tea, kliendi rahulolu tõusis või me suutsime selle protsessi läbi viia, ma ei tea, 2 korda kiiremini näiteks, on ju, siis neil tekib tavaliselt siuke nagu ahaa-efekt, et okei, võtame nüüd järgmised, on ju. Et annad selle väikse eduelamuse neile kätte. Et muidu tõesti, sa võid nagu ära oppuda, et sa vaatadki, et mul on ju nii palju teha, et igal pool kaardistada ja neid inimesi kaasata, kuidas ma üldse nagu tavatööd jõuan teha näiteks, on ju. Aga et võttagi üks fookusteema, noh, seal ei ole ilmselt kõik töötajad seotud ja mis on oluline siis selle fookusteema või selle protsessi valimisel ka, et päriselt siis võetaksegi see otsus vastu ja pühendumus, et need inimesed ka, et neile eraldatakse aega selle jaoks, sellepärast et isegi kui teeb konsultant seda kaardistamist, tal on vaja ju rääkida inimestega, et ta ei saa teha kuskil toanurgas üksinda seda. Aga kuivõrd palju just seda nii-öelda see mahamüümist või idee nagu toetust läbi selle, et noh, tegelikult see aitab saavutada, eks ju, paremini neid strateegilisi eesmärke või kuidas sa seda nii-öelda paremini kaardistatud protsessid nagu võrdub tegelikult, eks ju, peaks aitama ju kuidagi nagu äriliselt edasi, et seda tegelikult saab ka nii, et noh, ilmselt neil on omal juba mingid probleemkohad teada, tavaliselt on ettevõtetes, või mingid soovid, et me tahame, ma ei tea, 2 korda suuremat käivet, on ju. Ja siis, noh, mida mina olen ka nii-öelda katsetanud või teinud, on see, et me võtamegi selle konkreetse juhu ja siis hakkame selle protsessi näitel nagu kaevuma seal, et nii, kuidas sa jõuad selle eesmärgini, mis protsessid sul seotud on, et see ei ole võib-olla otseselt seotud nüüd selle prioriseerimisega, sest seal võivadki olla, et mul on seotud, ma ei tea, ressursi planeerimine, on ju, müügiprotsess, turunduse protsess ja siis näiteks sealt võtta, et vaatame, et ressursi planeerimine, et see on inimeste juhtimine, kas mul, või noh, kui ma näiteks võtan enda näite, on ju, mina pakun siis kaardistamise teenust ja kui minul on soov nüüd kasvatada oma käivet, on ju, no ütleme 2 korda, siis mina pean väga hästi teadma, kuidas ma seda kaardistamist teen, mis sammud mul seal on, kes on kaasatud, kus on need võimalikud näiteks ooteajad, on ju, ja ma saan juba tegelikult protsessi alguses kokku leppida, et näed, mul on vaja 3 pühendunud inimest teie poolt, mul on vaja, et nad oleks sellel ajal kättesaadavad, on ju, see tähendab, et ma saan seda protsessi kiiremini läbida. Ja teiselt poolt mina pean vaatama otsa siis enda nagu töövahenditele, et kuidas ma saan mingit tegevust teha kiiremini, on ju. Noh, ilmselt ma ei saa panna inimesi kiiremini rääkima, on ju, küll aga võib-olla ma saan kiirendada seda, et ma ei tea, ma kasutan AI-d näiteks, et ta sünteesib mul mingit infot, et mis ma teen eeltööna enne intervjuusid või näiteks intervjuus ja salvestused, mina alati salvestan, et mingid detailid kaduma ei läheks, et aitab näiteks seda salvestust kuidagi analüüsida, on ju, et tegelikult selleks, et leida neid nutikaid nippe, et kuidas ma saavutan selle kasvu, mul on vaja teada neid samme ja sammude põhjal siis ma tulengi selleni, et kas ma saan ise midagi muuta töökorralduses või ma saan võtta mingisuguse töövahendi kasutusele, mis näiteks aitab mul kiiremini teha.
Ja see kesksel kohal, nagu sa ütlesid ka, et noh, et seal peab olema nagu mingi probleem, eks ju, aga kui palju on ka nagu selliseid olukordi sul olnud või tullakse ka sellega, et noh, me tahaks nagu midagi kaardistada, aga me täpselt ei tea, kus see probleem on või et noh, et kaardistamise mõttes, et see tundub, et see on oluline, aga et mida nagu siis teha, et aru saada tegelikult, et noh, et sa asud nii-öelda seda õiget probleemi, eks ju, lahendama. No ütleme, et kui nad tulevad minu juurde, ütlevad, et kaardistamise mõttes, siis seda mina tegema ei hakka tavaliselt, et siis ikkagi tuleb kõigepealt välja selgitada see probleem, et kas seal ongi ees siis mingisugused töötoad, on ju, miks neil üldse tekkis see mõte, et neil on mingi probleem, et ja noh, probleem ise on tegelikult vähe, et tavaliselt probleemil on ka juurpõhjused ja noh, juurpõhjused on need, mis annavad selle indikatsiooni protsessidele või ka nendele kitsaskohtadele, mida sa pead minema lahendama. Et jah, selles suhtes mina sellist teenust ei paku, et ma lihtsalt lähen kastikesi joonistama, et ikkagi eesmärk väga selgelt paigas, probleem ja siis see kokkuleppe skoobi osas on ju, et mitu protsessi, kui detailselt me hakkame neid kaardistama. Aga võib-olla sa nüüd avad natukene, jah, me rääkisime sellest nagu miks seda vaja on ja kes ja kuidas kaasatud, et kuidas see nagu ka praktikas välja näeb, et kui on nüüd mingi väljakutse, eks ju, siin ettevõte tuleb mingi konkreetse probleemiga, võib-olla sul on mõni näide tuua, et mis siis saab või mida, et saad sa natukene avada võib-olla seda teekonda, et ja ka kui kaua aega võtab see tegelikult kõik? No probleem võibki olla see, et ma pakun teenust ja minu klient ei ole rahul. Noh, see rahul võib tähendada seda, et ta ei saa piisavalt kiiresti või kokkulepitud kvaliteediga seda tulemust. Ja noh, siis tegelikult esimene samm ongi see, et tuleb tuvastada, mis protsessid on seotud selle teenuse pakkumisega. Kõikvõimalikud protsessid, ja see skoop siis ei ole mitte ettevõtte kõik, vaid selle näiteks teenusega seotud. Ja nüüd need protsessid siis, seal tuleb teha omakorda see järjestus, sest ma hakkan ühe protsessiga ju korraga toimetama, et ma ei saa korraga nagu viite, noh, see ei toimi hästi, et ma samal ajal 5 protsessi kaardistan. Et võtamegi sealt selle teenuse protsessidest kõige olulisema ja olulisust, noh, seal on erinevad faktorid, millega saab määrata, ongi, et kui palju tulekahjusid näiteks on, et kui halvasti selle protsessiga on, kui palju inimesi on seotud. Kas see on selline protsess, mis on igapäevane, et need inimesed igapäevaselt tunnetavad seda valu ja neil on päriselt valus või see on, ma ei tea, kvartalis keegi teeb. Et erinevad variandid, valid selle välja ja järgmine samm tegelikult ongi kaardistamine. Ehk siis sa pead aru saama, mis on see olemasolev olukord, mis tal toimub üldse, kus millistes sammudes need kitsaskohad, pudelikaelad on ja seda siis nimetatakse kaardistamiseks ja seda tehakse tavaliselt intervjuude, töötubade abil, aga kui on nagu nii-öelda riigiprotsessides on hästi palju dokumentatsiooni ka tavaliselt, mingid seadusandlused, võib-olla mingid juhendid, et kõige selle läbitöötamine, et oleks see intervjuu ette valmistatud. Et tegelikult see sama teema, millest Tiina, sina ka räägid, on ju, et peab olema ette valmistatud, et ma arvan, et see eeltöö sõltuvalt protsessist võib tegelikult väga suur olla. Ja noh, siis lähedki selle eeltöö pinnalt, kutsud need inimesed kokku ja tavaliselt, mida mina teen ja mis on nagu väga-väga hästi toiminud, on see, et ma juba suudan mingi protsessi joonistada selle eeltöö pealt ja ma juba natuke lähen valideerima ja sealt tekib tegelikult see efekt, et kui inimesed näevad visuaalselt seda nagu mudelit, on ju, noh, ma alguses selgitan, et kuidas lugeda ja mis me näeme siin, on ju, kui nad näevad, siis neil kuidagi see mõte hakkab jooksma ja siis nad ütlevad, et mul on siin vahel veel see tegevus või et siin on tegelikult see otsustuskoht või see on eespool või tagapool. Et sellepärast mina just viimasel ajal olengi teinud seda, et ma proovin kas või mingi esimese lahenduse ära joonistada ja siis ma juba lähen ja võt selle pealt tavaliselt tekib arutelu. Alguses võib-olla, kui ma alustasin, siis oligi see, et lähed selle küsimuste nimekirjaga seal
ja siis ongi see, et kuidas on sõnastatud, kuidas sa küsid, on ju, et kas see jõuab kohale, et seal alati ei saanud võib-olla seda head infot, mis vaja, aga just see pilt või noh, see millegi näitamine, see nagu hästi visualiseerimine on hästi oluline, et ma ütlen, ma ise ka ju erinevates nagu töötubades või kas või ma ei tea, mis iganes koosolekutel, kui sa näed, keegi visualiseerib sul sinu mõtted kuidagi nagu kokku ära, et see aitab hästi palju edasi, et sa saad ise nagu edasi töötada sellega ja ehitada nende, eks ju, mõtete peale, et sellest on tohutult abi. Ja siis nüüd, kui meil on see jällegi sõltuvalt eesmärgist, kas meil on seal siis vaja ka vaadata täpsemalt näiteks seoseid andmete, infosüsteemidega, et kui meil ikkagi see eesmärk on lõpuks arendama minna, siis ka see vaade kohe juurde, et kus kasutatakse mingeid andmeid, kus tekivad, mis süsteemid on seotud. Ja kui see siis pilt on, noh, nii-öelda see pilt, jah, see, mina nimetan seda kokkuleppeks, on ju, need ongi need kastikesed seal. Kui see on tehtud, see on valideeritud, siis et jah, ma olen õigesti aru saanud. See on siis see tänane olukord, eks? See on tänane olukord. Kuidas asjad täna toimivad, eks ju? Ja hästi oluline on just see valideerimise samm ka, et kui sa ei joonista sinna ette seda protsessimudelit, et sa juba sellel esimesel intervjuul saad valideerida, siis tegelikult on oluline, et sa teed täiendava intervjuu, kus sa lähedki selle mudeliga, mis sa siis eelmisest intervjuust said, on ju selle info, ja valideerid, noh, jälle see sama, et nad näevad seda, neil tekib kohe mingeid täiendusi sinna. Ja mis on võib-olla nagu veel oluline, et selle siis kaardistamise või selle hetkeolukorra kaardistamise käigus inimesed päris palju ütlevad, et jah, et ma teen neid tegevusi, aga tead, mul on sellised mured siin, mul on need probleemid ja see on nagu koht, mis tuleb sellel kaardistajal või analüütikul kindlasti nagu üles märkida, sest see on materjal, millega sa lähed edasi, on ju. Et väga tihti on ka see, küsitakse, et aga kuidas ma siis analüüsin neid protsesse? No seal on nipid, on ju, mida sa saad vaadata, mingi asi tuleb kogemuse pealt, aga noh, tegelikult, mida sa pead lahendama seal protsessis, on nende inimeste mured, on ju, kes seal toimetavad. Ja kui sa oledki see laiapindselt need intervjuud teinud, et sul ongi klient, on ju, seotud osapooled, noh, need, kes protsessis ise tööd teevad, on ju, siis sa saad päris hea nimekirja tegelikult nendest probleemidest ja see analüüsi etapp, ehk siis järgmine etapp ongi see, et sa lähed juurpõhjuseni välja, siis hakkad kaevuma seal, et miks see probleem esines, on ju, et noh, siin on erinevad tehnikad, on see 5 whys, on ju, et lähedki 5 taset küsid, on ju, et kuni tuleb see juurpõhjus, või siis saad ka visualiseerida, et mina kasutan näiteks seda põhjusseose diagrammi visuaalselt, on ju, et meil on mingisugused nagu sellised kuidas siis öelda, grupid on ju, mis me läbi mõtleme, et kas siin probleemis on näiteks inimestega on mingi, või selles protsessis on inimestega on ju mingid faktorid, või on IT-süsteemidega, andmetega on ju, või on mingi kompetentskogemused, et sa mõtledki läbi ja siis tegelikult ühe probleemi kohta tuleb päris mitu juurpõhjust ja selleks, et seda päriselt lahendada, sa pead tegelikult kõik need juurpõhjused vähemalt mingil tasemel. Lähed nii sügavale kui võimalik, et aru saada, et kus see nagu tegelikult see probleemi nagu rakuk on. Et natuke siuke kaevuritöö, et proovid igalt poolt nagu ikkagi aru saada, et ja noh, see 2 või 3 aastane laps, kes küsib, et aga miks, no põhimõtteliselt sama tehnikaga. Ja noh, nii kaua küsid, kuni lõpuks vaatad, et seal päris vastuseid ei tule, et vastatakse, et no sellepärast, et täna on ilus ilm või päike paistab, on ju, et siis see nagu juba näed, et ei ole midagi. Aga okei, et sul on nagu kaardistatud, sa oled nagu nii-öelda selle probleemi kaevunud nii sügavale kui võimalik, et aru saada, et mis siis edasi toimub. Ja edasi on siis niimoodi, et need samad probleemid, siis tuleb järgmise töötoa raames hakata neile lahendusi otsima. Mida jällegi võib-olla üks viga või murekoht, mida tehakse, on see, et keegi siis ütleb ette, et näed, see on lahendus, hakake nii tegema. Tala konsultant tuleb, ütleb, et näed, te peate nii tegema või mingisugune juht ütleb, et me hakkame nüüd nii tegema. Sellega on oht see, et inimesed ei tule kaasa, nad ei, noh, see ei ole nende pakutud, võib-olla nad ei tunne ka, et see on õige lahendus ja seda pärast juurutada, seda muudatust on väga-väga keeruline. Ehk siis kõige nagu keerukam koht on see, et kuidas nüüd panna inimesed lahendusi pakkuma. Ehk siis need samad probleemid, need juurpõhjused, mis me oleme tuvastanud, nendele peab hakkama pakkuma ja
ütleme, see kaardistaja või kui näiteks mina teen, pean suutma neid inimesi siis saada sellise avatuseni, et nad hakkavad kaasa mõtlema, hakkavad pakkuma ja tegelikult sealt tuleb see lõpuks see õige lahendus, mida me siis lähme juurutama. See on see koosloomes nagu tegutsemine, et sama, mida me ka palju teeme, et seal ongi, et noh, et nagu sa ütled, et see, kui sa tahad nagu muutusi, eks ju, ellu viia, et siis sa pead inimesi kaasama, mitte ütlema ette, mida teha. Hästi, aga siis ma saan aru, et ta on selline nagu ühine töötuba, sealt jõutakse siis nii-öelda mingite võimalike uute lahendusteni või et mis sealt nagu edasi toimub, et kuidas see protsess, saab ta siis nagu mingi uue kuju, uued kastikesed või kuidas mis see nii-öelda siis selle protsessi nagu lõpptulemus, kuidas see välja näeb? Ja siis need kokkulepped, mis seal töötoas siis saadakse, need siis vormistatakse selleks tuleviku protsessi mudeliks, ehk see on see to be protsess. Ja noh, mina jällegi ütlen, et see ongi nüüd see kokkulepe, mis meil saavutati ja tegelikult need to be protsessid ongi siis näiteks IT-arendustes väga hea ka sisend, mille pealt sa saadki näiteks arendajale ka nagu seda tausta selgitada, et kuhu me tahame jõuda. Väga hea on isegi siis, kui sul on see äsi sees, et võib-olla ta oskab nagu tehnoloogilisest vaatest veel soovitada, et näete, et to be's on äkki mõistlikum hoopis teha veel tehniliselt mingi teistmoodi, ja tegelikult ongi, need on kokkulepped ja sealt edasi tuleb juurutamise etapp. Ja see on võib-olla ka üks viga, mida tehakse, et joonistatakse need mudelid ära, jõutakse sinna to be'sse ja siis see jääb kuhugi. Et tegelikult on ju vaja juurutada ja mis see juurutamine tähendab protsessi vaates, et see võib tähendada struktuuri muudatust, töökorralduse muudatust, see võib tähendada uue süsteemi arendamist, mingite olemasolevate tööriistade kasutusele võtmist, et seal on erinevad variandid sõltuvalt sellest, mis see lahendus on, aga see vajab ka ressurssi, see vajab tegelemist, et päris nii ei ole, et võetakse, ma ei tea, mingi karbitoode näiteks, visatakse inimestele ette ja näed, kasutage, nüüd meil on to be protsessi juurutatud, Aga kuidas see, kas selle nagu lõpp või kuhu piirini nii-öelda ka sina lähed või kuidas see on, et kas seal lõpus on ka siis mingi juurutamise plaan või ma saan aru, et kui ettevõtetes on nagu oma võib-olla inimesed äriprotsessidel, kes selle eest vastutavad, aga just, et kuidas tagada nagu seda, et see ei jää, nagu sa ütled lihtsalt, et me nüüd tegime selle ära, aga midagi edasi ei toimu, et kuidas seda nagu elluviimist nagu aidata? Kui mina selles ettevõttega olen sellises koostöös, et ma olen nagu teenusena sisse ostetud, siis ongi see kokkulepe, et kuhu maani ma teen, et see tavaliselt ja eks ma seal siis ikkagi ka nagu selles suhtes harin, et ma küsingi neid kontrollküsimusi, et kuidas te edasi lähete, et kui mina jõuan siia, et mis siis edasi saab, see lahendus võibki olla näiteks see, et ma pakun ka juurutusplaani neile, aga nad ise hakkavad siis juurutama, et panevad mingid vastutajad. Aga vahel võib ka lahendus olla see, et nad kutsuvad appi juurutama, et tule nagu aita, et kogu selle protsessi käigus, et mul on kogemust nii ühte kui teistpidi, pigem see juurutamise kogemus on olnud siis, kui ma olen ise olnud selles ettevõttes tööl ja siis me ikkagi mõtlemegi läbi, et mis see juurutamine tähendab, selles kontekstis, kuidas me inimesi aitame, toetame, IT-arenduste puhul mingid, ma ei tea, edasiarendused, paigaldused, mis iganes seal tulevad, et selline plaan siis tuleb põhimõtteliselt teha, jah. Aga mis need on seal võib-olla mingid sellised peamised, ma ei tea, vead või murekohad või mis tehakse, et miks see nagu õhku jääb nii-öelda väga sageli, et midagi edasi ei toimu või? No ma arvan, et tavaliselt see jääb õhku ilmselt selle ressursi taha, vaata, et nad tahavad küll teha seda kaardistust, aga nad tegelikult ei hooma, et seesama, et see ei ole üks projektike, mingi sõrmelips, vaid see on nagu tegelikult terve tsükkel ja kui sa jõuad sinna lõppu, sa pead hakkama ju otsast peale, et ei olegi nagu planeeritud üldse ressursse, et kas siis rahalisi, et sa saaks osta seda teenust või siis ka oma inimeste aega, et nad päriselt saavad juurutamisega tegeleda, et see ressursside nagu valesti planeerimine, ma arvan, see hakkab juba sealt pihta, et see on üks selline
viga, mida mina näen. Ja noh, võib-olla ikkagi jah see, et kuna nad ei hooma, on ju, siis võib-olla esimene samm on üldse vaja neil mitte kaardistust, aga seda teadlikkust tõsta, on ju. Nii juhte, töötajaid kõigepealt nagu koolitadagi, mis need protsessid, kuidas see protsessi juhtimine on ju, kuidas see nagu seotud on nende teemadega ja siis alles me võtame mingi kaardistuse ja noh, loodetavasti siis nad on natukene juba paremad tellijad, et oskavad ka paremini neid ressursse planeerida sinna taha. Aga kuidas, kas selle võib-olla natukene rääkida ka sellest nagu vastutuse teemast, et kui ettevõttel endal ei ole nagu sellist eraldi nagu protsesside või äriprotsesside juhti, et kes see vastutab siis nende erinevate protsessid või on ka mingi uus protsess, eks ju, välja töötatud, et kuidas see vastutus kõige paremini nii-öelda jaotub või jagada või on sul selles osas? See on üks teema, mis pannakse ka paika nüüd seal tegelikult, kui see to be kokkulepe tehakse, et kes hakkab selle protsessi eest saba ja karvadega vastutama. Teda nimetatakse protsessi omanikuks. See ei tähenda, et ta peab olema eraldi inimene, kes on tööle võetud ja on ainult protsessi omanik, vaid ta võib olla muidu ka, ma ei tea, projektijuht või analüütik, aga tal on või mingi teenusehaldur on ju näiteks, aga tal on antud ka protsessi omaniku roll ja see tähendabki seda, et ta hakkabki seal juurutamises on ju, võib-olla juhib seda, aitab on ju nagu jälgida ka, et kuidas läheb, kas inimesed saavad aru, kuidas meil arendustega läheb, natukene nagu seda suurpilti koordineerib ja pärast, kui see juurutus on siis ära tehtud, siis ikkagi hakkab ka monitoorima. Ja kui me räägime monitoorimisest, siis tegelikult sealsamas to be vaates, hiljemalt seal, on vaja ka paika panna mõõdikud. Kuidas ma ütlen, et see protsess on hästi läbitud, mis see hästi tähendab? Või mis tähendab kvaliteetne protsess näiteks kliendi jaoks? Mida ta ootab? Kas see tulem peab olema kvaliteediga, siis tulebki paika panna üpris detailselt, on ju. Mis tingimustele peab vastama, kuidas ma tagan, võib-olla mul on vaja mingit lisasamme sinna protsessi, on ju. Või siis see kvaliteet väljendub lihtsalt see, et võimalikult kiiresti, et siis igasugused ooteajad, mingisugused tööde edasi-tagasi põrgatamised, et neid tuleks näiteks vähendada. Aga sa mainisid seda monitoorimist, et kui sul on nüüd, oletame, et on see vastutaja olemas ja on mingi juurutamine toimunud, et kui sageli või kui tihti või kuidas see nagu edasine nii-öelda tegevus peaks käima või see on hästi nagu konkreetse protsessi keskne, et kui pidevalt ma pean tegelema nii-öelda selle teemaga? See on pigem protsessi keskne või isegi võib-olla valdkonna, et see sõltub, kui kiiresti see valdkond nagu muutub või areneb. Monitoorima ikkagi peaks selles suhtes pidevalt, kas või seda, et kuidas need inimesed seal rahul on, et kas neil on mingid mured seal, kui nad oma tegevusi teevad selle protsessi raames. Aga just nagu sellised valdkonnad, mis, ma ei tea, tehnoloogiaga hästi tihedalt seotud, on ju, või mingite, ma ei tea, riigi poliitikatega, on ju, et kus sul võibki nagu mingi otsuse peale muutuda nagu kardinaalselt, et siis ikkagi, peab arvestama, et seal on palju tööd ka selle nii-öelda kogu selle konteksti või selle tausta nagu mõistmisel ja pideval seiramisel. Et sealt tulevad ju need vihjed, et okei, ma pean oma protsessi võib-olla üle vaatama, et see mõjutab on ju mul mingeid tegevusi. Aga sa enne mainisid ka ütlesid seda, et on neid nii-öelda erinevaid vigu tehakse või mis need suuremad murekohad on ka üldse nii-öelda ettevõtetel, organisatsioonidel, kes alustavad alles selle teemaga, et kas sa selles osas oskad nagu tuua välja võib-olla ka või selliseid ka soovitusi, et mida siis teha nii-öelda just selles algetapis võib-olla paremini? No kõige esimene soovitus on see, et eesmärk, miks seda tehakse, see tuleb ikkagi läbi mõelda. Ja sellega on seotud ongi ilmselt see probleem ka, et kas meil päriselt on see probleem olemas või me teeme mingit tegevust lihtsalt, kuna see on märksõna on popp, on ju, või mis iganes. Kuum teema, äriprotsessid on kuum teema. et ma arvan, et see on võib-olla seal algusfaasis nagu kõige olulisem, et mõtestadagi läbi. Ilmselt see on nagu kõige nii-öelda nõuab mõttetööd, et võib-olla kõige raskem ka ja sealt on lihtne nii-öelda üle minna, et aga võtame konsultandi, et tema tuleb ja teeb. Et tegelikult tema saab lahendada ju seda probleemi, mis teil on aidata ja sellega seoses protsesse, aga see, et miks te tahate seda teha ja kuhu te tahate jõuda,
see on teine küsimus, on ju. Kuhu te tahate jõuda? See nagu... tuleb nagu paika panna ja läbi mõelda. Sest muidu on niimoodi, et ettevõtete ka, või noh, ettevõtte võtab, on ju, selle välise, ma ei tea, konsultandi või teenusepakkuja ja see kulutab tunnid ära ja siis ikkagi ei jõua sinna, kus tahetakse, et mida täpsemalt on läbi mõeldud ikkagi see tulem ka, on ju, mis detailsusega, millised protsessid, see skoop, siis seda parema tulemi siis ikkagi saab sealt. Hei, kas soovid oma meeskonna koostööd tõhustada ja innovatsiooni kiirendada, kuid vajad abi tiimi ühise tarkuse avamisel? Siis võta julgelt ühendust. Aitame sul kavandada just sinu tiimi vajadustele vastava töötoa. Ja kui soovid oma meeskonna fassiliteerimisoskusi edasi arendada, küsi lisa ka meie sisekoolituste kohta. Sa enne mainisid, et nad hästi tihti on see ressursi teema, on ju, et nad sa võid küll alustada, eks ju, suure plaaniga, aga et noh, et kuna see, ma kujutan ette, et suuremad protsessid ju hõlmavad nii palju erinevaid inimesed, et kuidas selle ressursi teemaga hakkama saada või on sul mingid häid näpunäiteid, et kuidas inimesi kaasata? Jah, no planeerimise vaates võib-olla ongi seda päris keeruline planeerida, sest noh, kui nad ei tea oma protsessidest, siis nad ei oska ka hinnata, et näiteks see roll on ju, et tal on enamus tegevusi on nende protsessidega, see tähendab, et ta võib-olla käib seal konsultandil või selle kaardistaja juures 5 korda intervjuul on ju. Et ma arvan, et seda on kõige nagu raskem planeerida, aga noh, kui see nagu eesmärk on võetud, et me läheme, siis ikkagi võiks planeerida niimoodi, et mul on ajaaknast sõltub ka, on ju, aga ütleme, et on kiire, et siis mul on ikkagi iga nädal, ma ei tea, üks päev on selline, kus ma ikkagi saan selle inimesega rääkida, et ma leian need intervjuajad, ma saan teda küsitleda, on ju. Et väga jälle ühe hiljutise kliendiga oligi niimoodi, et nad tahtsid kaardistust, neil ei olnud siis piisavalt eelarvet ja siis me pakkusime välja, et teeme siis koolituse, nad hakkavad ise kaardistama. Ja tegelikult peale seda koolitust neil jõudis see reaalsus kohale, nad said aru, et see on nii suur töö, et meie inimestel ei ole aega teha seda. Ja noh, siis nüüd ongi edasi variant see, et me võtamegi mingi fookusprotsessid ja ikkagi aitame neil ära kaardistada. Aga jah, et see teadlikkus või see arusaam, et kui palju inimeste aega läheb, on ju, ja kui suur töö see noh, vahel tekibki võib-olla peale seda koolitust, on ju. Ja noh, võib-olla see mõttekoht ongi see, et aga lähme kuulame kuskil, kes koolitab, on ju, mis nad räägivad, küsime nõu mingi konkreetse teemade kohta, siis sealt juba saad sellise nagu aimduse. Et kui palju seal võiks näiteks planeerida, et oleks noh, riigihangete siis nimetatakse seda turu-uuringuks, on ju, et võid ka teenusepakkujatelt küsida, aga noh, vabalt on ju ka inimestelt, kes koolitavad või kirjutavad sel teemal, et ma arvan, et nad sellised näpunäited ikkagi on nõus andma. Kuidas sa üldse, sa tõid selle nii-öelda teadlikkuse teema, et kuidas sa nagu tunnetad meil üldiselt nii-öelda juhtida ja inimeste, kes tegelevad, eks ju, need teemadega, et see üldine teadlikkus äriprotsessidest täna, et kas see on, kuidas sa selle hindad, on see paranenud, on seal palju arenguruumi veel? Arenguruumi on kindlasti, ma arvan, et see teadlikkus ongi pigem madal, sellepärast, et nendest protsessidest mõeldaksegi nii, et kas see on ju midagi, millega ainult suured ettevõtted tegelevad või see nagu ei puuduta mind kuidagi. Et see nagu lahti mõtestamine, et tegelikult kuidas mina haakun protsessidega, see teadlikkus on ikkagi üpris madal. Mina ise vähemalt näen seda ja ma näen ka niimoodi, et kui inimesed tulevad mulle koolitusele, nad võib-olla, et ma tahan õppida neid kastikesi joonistama ja siis nad lähevad ära koolituselt ja nad saavad aru, et issand, siin on nagu siuke maailm taga, see nagu hõlmab põhimõtteliselt nagu kogu ettevõtte juhtimist, kõike, on ju. Et jah, mina ise hindan, et see on madal see teadlikkus, aga noh, kuidas seda tõsta, et see on nagu selles suhtes väga raske ülesanne, on ju, et kuidas sa selgitad inimestele sellist üpris abstraktset teemat. Noh, ongi. Mina olen võtnud eesmärgiks ka LinkedInis oma seina peal igasuguseid reaalelulisi paralleele tuua, on ju, et selline nagu tilkhaaval kuidagi tõstagi, et nad saavadki aru, et jah,
ma tegelikult vajan või ma olen seotud mingite protsessidega. Ja ettevõtetele ma üldse soovitan ka sellist varianti, et mitte see, et saatke nüüd inimesed klassikoolitusele, vaid teeme mingisuguseid seminaride sarju, on ju, näiteks ongi protsessi omanikele või noh, need, kellest peaks kasvama välja ja niimoodi nagu väikeste ampsude kaupa siis teha, anda ülesanded, jälle läbi teha, et ma arvan, et see ettevõtte kontekstis isegi on tulemuslikum kui see, et inimene istub, ma ei tea, 16 tundi ja siis ta on nii infoga üle küllastatud ja ta ei tea, kust pihta hakata, on ju. Sa enne mainisid seda, et ettevõte nagu, et mõned mõtlevad, et meie ettevõte on ju nii väike, et meil pole vaja, eks ju, et kas, ma tean, võib-olla on raske niimoodi öelda, et mis see hea ettevõte nagu suurus peaks olema, eks ju, aga seal on kindlasti, eks ju, kas seal on mingi nagu selline selge seos ka, et isegi kui sa oled väike ettevõte, aga tegeled selle protsessi kaardistamisega varem, eks ju, et sul on pärast oluliselt lihtsam või kas võib väita niimoodi või et mis on see nagu õige aja, et isegi, et kui mul ei ole võib-olla vahest nagu, ma olen väiksem ettevõte, see ei ole nii kompleksne võib-olla kõik, võib-olla mul oleks seda nagu mingil näol kergem teha, aga võib-olla mul ei ole meeletult suurt veel mingit väljakutset või probleemi käes, et mida nagu sellel puhul teha? Või kas üldse peab tegema midagi? Mulle väga meeldis Kristi Saare, mis see viimane raamat oli tal, kus ta rääkiski, et tegelikult isegi nagu väga-väga väiksed ettevõtted peaksid läbi mõtlema oma protsessid ja seda täpselt sellel eesmärgil, et kui sa üks hetk avastad, et sa oled nii head müügitööd teinud või turundust, et nüüd kõik järsku tahavad näiteks seda protsessi kaardistust, kuidas sa skaleerid enda teenust? Sul tegelikult kogu see teadmine on sinu peas, sa saad aru, et okei, mul on näiteks Marit appi vaja, on ju, ma pean võtma uue töötaja, aga nüüd selleks, et teda välja koolitada, no mul ei ole mitte midagi kirjas, siis ma pean hakkama nagu tema kõrval istuma, temaga koos tegema või siis ongi see, et ma kiiresti panen need protsessid kirja ja ta saab hakata iseseisvalt liikuma. Et tegelikult see on nagu selles suhtes super näide, et isegi kui sa oled üksik ettevõtja, siis tegelikult sul oleks vaja mõelda läbi ja kui sa teed seda selles faasis, see ei ole nii mahukas. Sul on ilmselt vähem protsesse, on ju, noh, mina mõtlengi, mina olen üksik ettevõtja, on ju, noh, minul ongi sisuliselt turundus, müük, siis see teenuse põhiprotsessid ise, et kuidas ma seda kaardistust teen, on ju, ja nii-öelda sellised hetkel mingid raamatupidamisteemasid, et arvete väljastamine, et seda ma teen ka ise, aga noh, näiteks mul ongi juba, et see teema ma ilmselt annan ära, on ju, võtan teenusena sisse ja nüüd ka nagu mõttes mõlgub, et kui ma nüüd tahan endale võtta, on ju, kedagi abilist, siis tegelikult mul on need põhiprotsesside protsessid enda jaoks kaardistatud. Mul on olemas mudelid, mul on olemas juhendid, kui inimene tuleb, siis ma esimese asjana annan talle selle ette. No ma kujutan ette, et sinu nagu protsessid on kõik nagu perfektselt kaardistatud ja kirja pandud, aga kui ongi selline võib-olla noh, isegi mitte ühe inimese ettevõte, aga ma ei tea, väike ettevõte on sul seal 5-10 inimest, et kui mul ei ole nagu seda võib-olla jah, võimalust täna, et kedagi nagu appi võtta, et kus sa nagu ise nagu oma jõuga, oma nagu teadmistega alustada, et mida sa soovitaksid, et kui ma võib-olla tean midagi, olen kuulnud äriprotsessides, mitte võib-olla ka väga palju, et mida üldse teha? Okei, kui sa oled midagi kuulnud, siis ilmselt sa võiks teada, et need samad sammud on ju, mis ma käisin läbi, et kuidas see kaardistamine käib, noh, seal ilmselt ei ole vaja sul intervjuusid, sest sa ise tead, kuidas käib. Noh, siis paned selle mudeli kirja ja tegelikult üks võib-olla nüanss veel, mis ma siin sisse toon, on see, et vahel on isegi protsessi omanikud näiteks olemas ettevõtetes, aga neile lasta joonistada neid mudeleid ja siis ma küsin, et aga miks te ei tee seda? Sellepärast, et see on töövahend ja see aitab sul läbi mõelda, et kui sa hakkad ise joonistama, et kas mul on kõik kaetud, vaata. Aga kui keegi teine joonistab, kes tegelikult ei tea sellest valdkonnast, ei ole protsessi omanik, siis natuke tekib see, et seal ei mõelda asju läbi. Ehk siis, kui sa üksi teed, on ju, sul on teadmine olemas, hakkad joonistama, ja kui jääd hätta, on ju, siis tulebki küsida, kas inimeselt abi kellelgi, kes oskab, noh, tegelikult see ei pea üldse BPMN-is, on ju, see on see nii-öelda standard, milles joonistatakse. Sa võid ka paberil ja pliiatsiga. Võtan paberi kätte ja joonistangi. Lihtsalt mõtesta läbi ja noh, sealt tegelikult need samad sammud, et kui sa oled üles joonistanud, siis mõtled, et
kus mul on need ohukohad, mis ma siin teha saan, kas ma pean protsessi muutma. Alguses võibki olla see, et sul see siis on väga hea, on ju, et sa ei pea hakkama seal kohe mingit tubiid ja ma ei tea, mida disainima, aga sul on see hetkeolukord kaardistatud. Ja siis oluline on võib-olla lihtsalt meeles pidada, et okei, mul on ta olemas, et ma võib-olla nüüd vaatan poole aasta või aasta pärast üle. Kas see kehtib, on seal mingid täiendusi ja niimoodi vaikselt lähedki. Ja siis tegelikult sul ju kasvab see protsesside portfell, on ju, mis on kõige olulisem, et sul on see teadmine olemas, kuidas sa hetkel toimetad ja sa saad üpris nagu hõlpsasti seda ka teisele rollile põhimõtteliselt üle anda, on ju, teda kurssi viia. Ja et see on, ma arvan, et see on nagu selline hästi hea näide jah, et vaata, kui võib-olla suurematel ettevõtetel või see komplekssust on palju, et seal sa võib-olla keskendudki rohkem sellele probleemile, kui sul on väike ettevõte või mingi startup, eks ju, tal täna võib-olla on kõik hästi, aga tal on vaja seda protsessi nagu kirjeldada, sest et kui ta hakkab skaleerima, eks ju, tuleb mingi hetk hästi palju nagu rohkem nüansse inimesi juurde, et siis kus sa tead, eks ju, seda, et noh, et siis sul on olemas see sul on see eeltöö tehtud juba. Sul on eeltöö tehtud, et tavapäraselt nagu, et kui sul on see, et siis see on nagu nii-öelda boonus, eks ju. Väga tore, et sa rääkisid siin seda praktika poolt ja kuidas see praktiliselt nii-öelda välja näeb, et võib-olla sa natukene avad ka neid erinevaid tööriistu, et sa siin mainisid ka ühte teist, et mis on nii-öelda sinu tööriistakastis või mis see ühe protsessi nii-öelda juhi ja protsesside kaardistamisega tegeleva inimese tööriistakast, kuidas see välja näeb? Et tegelikult on protsessi juhtimise kohta ju täiesti eraldi tarkvarad. Neid lihtsalt Eestis väga ei kasutata, sest nad on mõeldud pigem nagu suurtele organisatsioonidele üpris kallid ka. Küll aga mida kasutatakse laiemalt ongi erinevad modelleerimistarkvarad, et mina ise kasutan näiteks Camunda modelleri, et seda saab nii veebis kui ka siis desktopis ja seal on variant isegi nii, et saab nagu koostöös modelleerida, et mitu inimest sama protsessi näiteks. Et see on nagu hästi hea kiire, aga neid on veel, et riigisektoris ju Pisagit kasutatakse, et see minu lemmik just ei ole, sest ta on ei ole kasutajasõbralik, ma hindan hästi selliseid kasutajasõbralikke lahendusi. Ja võib-olla mida siis mõelda tööriistade puhul ka, et kas sul on vaja PPMN formaadis, see on nagu selle standardi järgi reguleeritud mudelit või sul on vaja pilti. Ja kui pilt on põhimõtteliselt see kommunikeerimiseks, kui sa tahad pärast nagu ikkagi sügavamalt minna sinna protsessidesse sisse, kas või mingeid simulatsioone jooksutada, et nähagi, kus on pudelikaelad või hakatagi tõsisemalt tegelema, siis mina soovitan valida ikkagi selline tarkvara, kus on tuleb ikkagi PPMN formaadis mudel kätte sul, et sa ei saa lihtsalt pilti. Ja nüüd muud tarkvarad, et kuna jällegi mina seda protsessi juhtimist, sellist ühtset tarkvara ei kasuta, siis ma otsingi selliseid erinevaid jupikesi, kus ma saan siis mingeid tegevusi nagu paremini teha, kiiremini, et näiteks ongi ettevalmistamise faasis, et kui ma pean erinevaid dokumente läbi töötama, seadusandlust, siis ma olen katsetanud ka selliseid AI-põhiseid töövahendeid, et just nagu näiteks seaduste lugemine, et see on täiesti kohutav, et saada sealt kätte võib-olla kiiresti mingid põhipunktid, on ju, et ma saaks minna intervjuule, ma tean, et seadusest tulenevalt temal on näiteks sellised vastutused, on ju. Kokkuvõtete tegemiseks, samamoodi intervjuude need salvestused, transkriptsioonid, mingid kokkuvõtted, et seal, ma ütlen, et ma ei ole leidnud veel sellist AI vahendit, millega ma olen üli rahul. Aga ma arvan, et seal potentsiaali on ja ma nagu niimoodi jõudumööda ka katsetan, et kus ma ikkagi saan, sest need on sellised väga nagu aega nõudvad ja võib-olla mitte nii kõige huvitavamad tegevused, on ju. Et sellised üpris rutiinsed, et sa mingeid asju nagu loed, otsid sealt teatud küsimusi või siis jällegi. Ja üks asi, mis ma ka nagu, ma ei tea, kas see kunagi saab võimalikuks, aga ma olen katsetanud, on see, et kui mul on see koosoleku kokkuvõte, et ta suudaks näiteks mulle PPMN mudeli joonistada. Mingit algelist mudelit ta suudab. Mina ise näen, et see ei ole veel sellisel tasemel, et ma tõesti saaks selle kasutusele võtta, aga võib-olla kunagi ta jõuab sinna. Ja dokumentatsiooni osas ka kasutan, et näiteks olen lasknud siis, kui mul on, tavaliselt ongi see mudel tekib, siis osad kliendid tahavad ka kirjeldust tekstilist juurde, sest inimesed, osad loevadki teksti, on ju, et ma olen lasknud siis näiteks selle pildi pealt AI-l teha kokkuvõtte, et see on nagu täitsa
täitsa nagu asja juba teeb. Et selles suhtes mina ka otsin nagu selliseid kohti, et osasid asju juba saab ja ma arvan, et võib-olla mõned asjad on siin, kui ta natuke veel areneb, et siis juba on võimalik, et. Aga ma saan aru nende muidu äriprotsesside või nende erinevate tööriistade osas, et kui sa nagu päris alustad või oled sa nagu väiksem ettevõte, et sul nagu otseselt midagi ekstra ei ole vaja või pigem on see, et sul on mingi asi, kuhu sa saad midagi üles joonistada ja nagu pildina vaadata, et see on esialgu see on esialgu piisav, et tegelikult ta võib vabalt, et kui sa oledki, ma ei tea, väike ettevõte, sa ei hakka kohe mingist PPMN-ist tegema, tahad lihtsalt neid kaste ja nagu visualiseerida, võta mingisugune Drawio või kas või Visio või mingi joonistusvahend, kus sa saad, võid ka paberil ja pliiatsiga teha. Aga elektrooniline on lihtsalt see, et võib-olla ei lähe kaduma ja kuidagi lihtsam varundada ja muud nüansid. Et tee lihtsalt mis iganes käepärast PowerPointis näiteks, samamoodi saad teha, on ju. Et tõmba need kastikesed ja see on alustuseks juba väga hea tegelikult. Parem kui mitte midagi. Aga on sul endal ka soovitada, ma ei tea, kas on mõnda raamatut või blogi või materjali, et kui on soov nagu mulle, tekkis huvi, tahaks rohkem teada, et kust alustada? Neid raamatuid on, mul on neid üksjagu läbi töötanud. Mul on tegelikult nimekiri olemas, et ma saan pärast selle saata, mida ma soovitan. Üks oli nüüd selle Marlon Dumas raamat, et ta on Tartu Ülikoolis õppejõud ja ta on õpilastele tegelikult teinud sellise õpikulaadse, aga ta on selles suhtes väga hea, et seal sellised põhiasjad saab kätte. See oli vist Fundamentals of Business Process Management. Aga ütleme, kõik raamatud on inglise keeles, eesti keeles ei ole. Ja kui eesti keeles tahate, siis mina olen nüüd oma kogemust või seda teadmist, mis mul on tekkinud nendest raamatutest, siis oma blogis lahti kirjutanud. Me lisame need lingid sinna podcasti alla juurde kindlasti. Et väga hea, aga ma küsin sellise lõpuküsimuse veel, et kui sul äkki selline üks soovitus või mida sa soovitaksid äriprotsesside osas, et mida ka seda, et kas millest alustada või mida paremaks muuta, et kui sul oleks soovitada täna üks soovitus. Üks soovitus. Väga palju soovitusi on, aga ma arvan, see üks, mis tehakse, see võib-olla viga, mis tehakse, et ärge seda tehke, on see, et te lähete kohe automatiseerima oma äriprotsessi. Okay. Ehk siis tegelikult teie analüüsi on ju, et kus on need väärtusetud tegevused, kus on dubleerimised, ei lihtsusta seda protsessi, ei standardiseeri. Te lähete lihtsalt kohe automatiseerima, siis tegelikult see ei aita teid kuidagi edasi. Et sa lähed nagu kohe juba probleemi lahendama, aga sa tegelikult ei tea veel, kus see probleemi juur on. Üks näide on minul tuua jällegi riigisektorist, kuna mul on päris pikk kogemus ka seal töötamisel, et taheti teha siis välitöövahendit, on ju, käiakse väljas mingeid asju, kas inspekteerimas, vaatamas, ja mis siis hakati tegema alguses, oli üks-ühele võeti see pabervorm ja prooviti seda digitaliseerida. Aga see tegelikult ei too võitu, et sa pead ikkagi mõtlemagi läbi, et kui sa viid elektrooniliselt, et mis andmeid sa juba saad kasutada, on ju, võib-olla registritest ja nii edasi, et ikkagi läbi mõtestama selle protsessi ja kuidas see hakkab olema ja võib-olla üldse mingisugused raiskamised või vanad sammud sealt välja visata, on ju. Et lihtsalt see on võib-olla see üks soovitus, et päriselt nagu analüüsige enda protsessi enne, kui te lähete seda IT-lahendust või mingit tarkvara nagu kasutusele võtma. Väga hea. Aga aitäh, Gret, sulle, et sa tulid täna ja meie kasvuminutite siis 52. saade sai täna selline. Teemaks olid äriprotsessid ja järgmise korrani. Aitäh! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!